24. mail 2020 tähistati üle-euroopalist kaitsealade päeva, mille motoks oli tervis loodusest. Selle kombe alustas Euroopa kaitsealade liit Europark 21 aastat tagasi, tähistamaks 90. aastapäeva Euroopa esimese rahvusparki loomisest Rootsis. Kui eelnevatel aastatel toimus kaitsealade päev Eestis Keskkonnaameti eestvedamisel, siis tänavu võtsid korraldamise enda kätte kohalikud MTÜ-d. Millest tekkis selline mõte? Mõte tekkis meil Lahemaal umbes 6 aega tagasi, et võikski selle päevaga anda märku inimestele, kes ju niikuinii looduses liiguvad, et tulge kaitsealadele, tulge kohalike giididega koos matkadele, siis on see turvaline ja on huvitav ja et siis ka kohalikud ettevõtjad saavad uut hooaega avada. Päeva raames toimusid ka Kuusalu vallas mitmed töötoad ja loodusmatkad. Tänane matk näeb välja siis selline, et ma räägin sellistest pärimusobjektidest, mis meile teel ette jääb, aga räägime ka lammastest, karjakoertest. Me liigume läbi alle maade mere äärde ja läheme mööda mere äärt ja kuskil siin selle juures, kus meil kolmnurk on, peaksime me kohtuma lammaste ja koertega. Kuna olukord oli koroonaviiruse pandeemia tõttu erakorraline, siis Euroopas tähistati kaitsealade päeva virtuaalselt. Looduse ja tervise teemalisi üritusi korraldati valdavalt internetis. Kuidas oli aga Eestis? Aga meil Eestis oleme nii õnnelikus olukorras, et meil õnnestus ikkagi tähistada seda päris üritustega. Tänasel päeval Eestis siis kokku tähistatakse seda kaitsealade päeva 37 kaitsealal, 72 üritusega. Ja meil Lahemaal on kõige rohkem erinevaid üritusi, kokku umbes 23. Uue hooaja avaürituse korraldas teiste hulgas ka Wanderlust matkad OÜ Kuusalust. Ma väga tänan teid, et te tulite Wanderlusti matkale. Iseenesest me oleme just hooaega uuesti alustamas ja me alustame seda hooaega siis jalgsimatkaga, mille nimi on Kalmeoja kaldad ja Pärlioja lugu. Ja selle jalgsimatka pikkus on meil 2,5 kuni 3 tundi. Me teeme matka jooksul 6-7 peatust. Me räägime nii kohapärimislugusid kui ka looduslugusid. Ma arvangi, et meie esimene peatus on juba 500-600 meetri pärast, et asume teele. Ehkki matkagruppides osalejate arv oli eriolukorrast tulenevalt piiratud ja liituda sai vaid eelneval registreerimisel, ei vähendanud see osalejate rõõmu. Mis on hästi tore on see, et ka meie toitlustajad võtsid sellest vedu ja nii, et need Lahemaa külastajad, kes siis matkal osalevad, saavad ka siis pärast siin samas kõhu täis kohaliku toiduga. Veidi eksootilisemat kehakinnitust pakuti Valgejõe Veinivillas söödavate lillede töötoas. Tere tulemast siis söödavate lillede töötuppa. Minu nimi on Tiina Kuuler ja nii igapäevaselt ma siin Valgejõe Veinivillas teen veini ja teen süüa. Ja lähme korjame omale siis kogu selle söödava kraami kokku. Siin samas kohe on, eks ole, piimanõges. Piimanõgese noored oksad kõlbavad ka hautamiseks ja teha siis nõgese suppe ja muid selliseid asju. Kas päeva võib lugeda korda läinuks? Igal juhul on sellest tõusnud juba praegu kasu see, et on selline loodusturismi alane üle-eestiline koostöö tekkinud nii siis ettevõtjate kui organisatsioonide vahel. Sõnum, et me oleme olemas ja et meil on nii palju ja nii ägedaid tegijaid, et see on juba vähemalt pool võitu.